Voldik on kõige keerulisem trükise vorm, mida Canvas saab kujundada. Seda eriti sellise voldiku puhul, mida saab voltida 3-ks. Keerukaks teeb kujundamise see, et tegemist on kahepoolse trükisega, millel on voltimiskohad ja 3-ks volditava voldiku puhul on ka erinevad voltimistüübid. Seega, ennem kui me läheme voldikute teemaga edasi, eristame kõigepealt voldikut 2 rühma. On voldikud, mida volditakse 2-ks ehk V-volt ja siis on voldikud, mida saab voltida 3-ks. Kõikide voldikute mõõt standardselt on A4. Vaatame ligemalt neid voldikuid, mida saab voltida 3-ks. Canvas on 2 liiki malla. Esimene neist on G-volt, mis inglise keeles on C-fold ja teine on Z-volt ehk C-fold või roll-fold ehk siis rullub lahti. G-volt või C-volt, nii nagu tähekujugi ütleb, on selline voltimise liik, kus külgklapp volditakse sisse ja C-volt on siis akordioni moodi. Seega esimene etapp on mallide valimise puhul eristada seda, kumba voldikut sa tahad luua. Ja seejärel tuleks mõelda, kas sa tellid selle voldiku Canvast või Eesti trükikojast. Taaskord Canvast tellides on lihtsam, kuid Canvast sa saad tellida ainult neid G-volt voldikuid, selliseid sisse pöörduva klapiga. Eesti trükikoja jaoks saab kujundada ka Z-voldikuid, kuid nende kujundamine on natukene keerulisem. Vaatame lähemalt G-volt ja C-volt voldikuid lähtuvalt sellest, kuidas on nende voldikute trükiplaan. Ja kuidas kõige kergemini eristada, millise malliga on tegu, et vahest on mallide nimes ka selle voltimise tüüp, kuid see loogika, mis on aidanud mind töölehel on siis need plaanid on olemas. 1 on siis esigaas, 2 on klapp, et numbreid näete siis siin ka ja kuidas ta siis lahti rullub. 1 esigaasklapp on, et kõigepealt siis alustame vasakult, mis algab klapi kujundamisega. Keskmine paneel on siis tagagaas, ehk kui see voldik on kinni, siis on see tagumine pool ja kõige parempoolsem paneel on siis esigaas. 3-4 ehk see teine kujundusleht on siis sisulehed. C-voldi puhul on meil natukene teistmoodi. See kõige kergem viis võib-olla aru saada, kummaga on tegu, on see, et kui kontakt G-voldi ehk C-foldi puhul on keskmisel paneelil, siis C-volt tüüpi ehk akordion tüüpi voldiku puhul on kontakt enamasti siin kõige vasakpoolses ääres ehk siin number 5 paneel. Seda seetõttu, et kui sa selle akordioni kokku voldid, siis jääb see selliseks tagumiseks pooleks, see keskmine paneel jääb voldiku sisse ja kõige parempoolsem esimene paneel on esigaas. Et sageli siis kontakt nihkub keskmisest kõige vasakpoolsemale ja keskel on siis ka statistika, mõni kirjeldav info, see jääb siis, kui voldik on koos, siis nähtamatuks. Ja siseküljel jookseb siis
sisu järjest 2, 3, 4. Et see osa on siis sarnane. Seega, kui teooria on selge, siis võib asuda vaatama malle. Nüüd muutudes on natukene erinevusi, aga see põhiline osa, mis siis on erinev, kas sa tellid Canvast või mitte, on see, et kas mallis on olemas juba voltimisjooned, et sa saad nendega arvestada või sa pead need ise paika panema. Aga läheme vaatame, milliseid malle on saada ja mis sobib Canvas trükkimiseks, millised ei sobi ja kuidas see voldik siis kohandada sobivaks. Selleks, et otsida voldikuid, mis jaotuvad 3-ks, tuleb klõpsata templates nupule. Seejärel kirjuta otsingukasti threefold. Selleks, et sa saaksid parema valiku malle või õigemini täpsema valiku, võib loomulikult täpsustada seda kategooriat, milles sa voldikut soovid luua. Näiteks interjöör. See vähendab seda ajakulu, mis kulub mallide otsimiseks. Enamus malle on pro-kasutajatele, kuid on ilusaid malle ka tasuta kasutajatele, kui otsida. Eristad siis selle järgi, kas on kroonimärk või ei ole. Kui sa kasutad tasulist malli ja sa ei taha seda tasulist kontot osta, kuid sulle meeldib see kujundus, seal võib olla selliseid ilusaid elemente. See on nüüd tasuta, aga vaatame mõnda ilusaid elemente, mis ei ole tasuta versioonis saadaval, siis on võimalik sul eraldi ka need elemendid osta siis, kui sa salvestad. Klõpsame mallidele, et näha, mida nad endast kujutavad. Voldiku puhul on hea omadus see, et kui visiitkaartide puhul oli probleemiks see, et kõik need visiitkaardi mallid on tollides, selleks, et see sama fail ja kujundus sobiks Eestis trükkimiseks või selleks kas või, et see hinnapäring teha, siis tuli mõõtmeid muuta. Nüüd voldikute puhul on meil mõõtmeks siis A4, mis on siis sobilik nii Canvas trükkimiseks kui ka Eesti trükikojas tellimiseks. Küll ainuke piirang siis Canva puhul ongi see, et sa saad teha ainult neid C-voldikuid. Selles suhtes voltimisjoone järgi, ma ei mõtle kujunduslikult, vaid C-voldikul on veel üks eripära, mis eristab teda seda akordion tüüpi voldikust ja selleks on voltimise joon. Seal on paar millimeetrit vahet voltimisjoonel. Avame selle malli, et saaksin täpsemalt seda asja selgemaks teha. Ootame, et fail korralikult avaneks, et meile tekiksid need voltimise jooned. Nüüd vajutame klaviatuuril Shifti ja R-tähte, mis võimaldab meil mõõta. Ja me näeme, et see voltimisjoon on 97. Eestis enamasti sellel G-voldikul on see 98. Seda tasub kindlasti üle vaadata. Kui on plaan siis tellida Eestist, siis tasubki see 98 peale sättida või sinna, kuhu siis trükikoda ütleb, et see peaks olema. Aga Canvas tellides seda muuta ei saa. Nüüd set fold, mida siis Canvast ei saa tellida, selline akordon,
Selle puhul on mallil voltimisjooned võrdsete vahedega. Et selle tüübi puhul on niimoodi, et kui me vaatame seda teist lehte, siis me näeme, et see voltimisjoon ei jookse sama koha pealt. Et see paneel on teise küljel siis siinpool. Et need on siis sama mõõtmega ja 2 järgnevat paneeli on sama laiad, enamasti 99 millimeetrit. Et seal tuleb selline väike millimeetrite mäng siis mängu. Ja kui sa soovid kanvast tellida, siis ainuke töö, mis on vaja teha, on kohandada värve, tekste, vahetada soovi korral pildid ära ja klõpsata seejärel siis nuppu Continue. Kui me nüüd soovime tellida Eestist, siis mis tuleks teha, on see, et üle küsida, kus kohas on voltimisjooned, see ära täpsustada, siis panna juhtjooned paika nii, nagu ma seda tegin ja arvestada siis nende joontega. Seda malli vaadates mulle tundub, et see tekst on liiga voltimisjoone juures. Ma hoian Shift-klahvi all ja tõstan need tekstiplokid natukene siiapoole. Kuidas sa saad seda eelvaadet kontrollida, on see, et sa klõpsad Print with Canva ja siin on eelvaade olemas. See eelvaade muutub siis, kui sa siin kujunduses teed muudatusi. Et näeme, et siit läheb ka see paneel paika või paigast ära õigemini. Ja ka siin tegelikult ma natukene tõstaks sellest voltimisjoonest eemale. Kõige parem, kui need asjad on joondatud, ongi neid kõike koos tõsta. Vajutame jälle Shift-klahvi alla. Ja lükkame siia poole. Siin eelvaates ei ole näha, kuidas ta on täielikult kokku volditavana, aga sa saad aimu, kuidas see kujundus hakkab välja nägema. Ja ega rohkem ei olegi mõelda sisu välja ja kohandada. Canvas tellimine on lihtne ja seesama trükifail, kui see salvestada hetkel ära, meil on siin see voltimisjoon olemas, et voltimisjoont me ei pea ise märgistama. Siis laeme, seda võib muidugi alati üle küsida, kõik asjad ära täpsustada, millised on trükikoja nõuded ja valime siit PDF print. Teeme linnukese crop marks and bleed, flatten. Veendume, et õiged lehed on määratud ja laeme alla. Ning kui trükikoda soovib ja sul on Pro kasutaja, siis saad salvestada ka SMIC-i. Et selline trükkimisprotsess. Nüüd naaseme tagasi mallide valikute juurde ja paneme otsingusse set fold. Ehk see akordion tüüpi mall. Ja nende mallide hulgas sa võid ikkagi leida neid, mis pigem sobituks ikkagi selleks G-voltimiseks. Nii, aga siin on meil selline hea näidis. Küll nüüd on see probleem, et kui valida C-fold, lähevad mõõdud inchideks, nii et nad ei ole enam õiged. Klõpsame Customize this template.
Esimese asjana muudame selle faili mõõtmeid, kui sul on Pro kasutaja, kasuta resize nuppu ja otsime siit A4 ja veendu, et see oleks landscape. Klõpsame, teeme koopia. Ja avame selle uue faili. Nüüd accordion tüüpi voldikutel on kõik paneelid võrdse vahega. Kui selles eelmises näites C-volt puhul on see esimene paneel paar millimeetrit kitsam, siis accordioni puhul jaotuvad kõik paneelid võrdsete vahedega. Et seda osa ma kordasin, aga see on väga oluline osa, kui sa kujundad voldikut. Nüüd selleks, et meil oleks olemas silme ees need voltimiskohad, lähme File, Settings, Add Guides. Nüüd vali Custom, siit määra 3 tulpa, kustuta vahe, siia paneme 0, need columns ehk tulbad on 3, gap on 0 ja nüüd Add Guides. Seejärel lukustame need jooned. Need jooned ei jää siis trükisel näha. Ja siin on juba lukustus automaatselt peale läinud. Ja nüüd tuleb sättida info sel viisil, et ta paigutuks paneeli keskosasse. Meil on siin natukene liiga palju paremale kaldu. Ning seda võiks teha siis iga paneeliga, vaadata, et kujunduse osad jaotuksid ilusti. Kõik need osad võib grupeerida, et oleks vähem tööd. Nüüd on meil olemas need jooned, kust tulevad voltimiskohad, et me saame nendega arvestada. Kui meil on ilusti ära joondatud erinevad voldiku osad, siis kohanda pildid, tekstid enda maitse järgi, stiliseeri ja sinu voldiku fail ongi valmis salvestamiseks. Salvestame tavapärasel viisil, nii nagu ka kõiki teisi trükikotta saadetavaid faile, share, allalaadimine, PDF print, lõikemärgid, lõikevaru, lamendamine, vajalikud lehed ja siis sõltuvad trükikojast, kas on vaja ka SMIC värviruumi või ei ole ja PDF-ina alla laadida.